tere tulemast mu vlogi. Täiesti suvaline pühapäev ja nagu te näete, mu klaas on veits kahtlane. Pillasin eile maha, kaitseklaas läks katki, aga ma proovin selle ära vahetada täna või homme. Aga ma väga tahtsin vlogi alustada. Usku on nii külmaks läinud, teksadelas emakootud kamps on seljas ja jope. Ja tuleb paar tundi Kadrioru pargis istumist. Palju parem, võtsin selle kaitseklaasi lihtsalt ära. Ma ei tea, miks ma kohe seda ei teinud. Aga igastahes, nagu te teate, või vist ei teagi, aga ma olen osa ühest ärimentorluse grupist, mille nimi on Lex Level. Katriin mangus oma ja meil on täna siis selline kokkusaamine, et oma äri nagu parandada ja edasi liikuda, nii et ta on alati nii motiveeriv ja ma võtan teid kaasa siis. Ma olen nii ammu siin Kadrioru pargis käinud. Nii kena. Ootabki terve käng. Vahepeal asjad vendis ära ja ka siin on käinud siin peal. Kookere pannakad. Soovitame. Aitäh. Keegi võib-olla tegeles rohkem lastega, pereasjadega, isiklikult. Jõudsin koju sealt piknikult, ma käisin ruttu veel vanemate juures, et mul ema parandaks ühe mantlitasku augu ära, et mu ema tegeleb nii palju käsitööga ja oskab õmmelda ja kududa ja kõike, nii et ülihea, ei pea õmbla juurde viima. Aga ma tahtsin rääkida, et nagu kui võimas on tegelikult saavutada enda eesmärke koos grupiga. Et nagu see Next Level kogukond teeb kokkusaamiseid, jalutuskäike, laive, asju, on ju. Et täpselt nagu mina ka Indara kogukonnas, me saame kokku, me teeme trenne, saame üksteist motiveerida. Et see on nii võimas, et see kamba vaim mõjub nii motiveerivalt. Ma lihtsalt tunnen, et ma sain väga palju energiat sealt. Me panime fookuse siis sügiseks, mida me tahame tunda, mida me tahame saavutada ja kuidas me jõuame nende eesmärkideni. Samamoodi saab ka teha oma fitness teekonnal või oma tervise teekonnal, kui sul on mingi terviseprobleem, siis kuhu sa tahad jõuda, mida sa tahad tunda, mis on need sammud, mis sa pead tegema, et sinna jõuda. Ma tean, et alati ei tea neid samme, aga kindlasti saab uurida, katsetada, leida. Ja ma tunnen ka, et minu väljakutsed on samamoodi nagu nii motiveeriv keskkond. Sellepärast me oleme kõik koos seal, me motiveerime üksteist, me saavutame koos eesmärke. Nii et ma tunnen, et see sügise väljakutse, see hotness overload, mida ma korraldan, tuleb väga epic. Ja sellega saab 25. augustist liituma hakata ja ma jätan siia descriptionisse ka sooduskoodi, millega sa saad liituda siis 27. augusti õhtuni. Ma teen oma panipaiga kappi korda hetkel. Panen kõik jalanud ilusti. Siis mul on täiesti tutikad Calvin Kleini siuksed platvormketsid, aga ma panen need müüki sellepärast, et see oli impulssos mu jaoks, need on väga ilusad, aga ma olen neid ühe korra kandnud ainult. Oh my god, võistlusbikiinid. Need ma jätan igavesti alles, ma ei müü neid mitte kunagi maha enam. Pluss see muudeti reeglid ka enam ei tohi sellise blingiga olla siin meie föderatsioonis. Memories. Oh my god, kõrvarõngad. Crazy. Tere hommikust. Nüüd on esmaspäev ja ma ärkan alati paar minutit enne enda äratust, et mul on kell 6 äratus iga päev. Aga mulle ei meeldi äratuse peale ehmatada ja ma ärkan kuidagi ise tavaliselt mingi 10-30 minta enne oma äratust. Ja ma siis enne ei võta telo kätte, kui ma olen oma päevikusse kirjutanud. Ma kirjutan iga hommik, iga õhtu. See on osa minu hommikurutiinist ja õhturutiinist. Ja siis ma pean veel jooma suure klaasi mineraalvett ja ma pean päevavalgus olema, aga kuna õues on nii külm ja ma viskasin eile oma hiiglasliku hommikumaadli ära. Nii et ma ei usu, et ma täna lähen sinna õue istuma rõdule, sest et aga tõesti külm on. Hommiku ja õhtu rutiini juures üks ülioluline asi on see, et sa kogu aeg lähed samal ajal magama ja ärkad samal ajal. Ma tean, et mõnikord tuleb elu vahele, aga reaalselt see rutiin keha jaoks on nii vajalik, et ma näen, kuidas palju mu kliendid näiteks mõni päev ärkavad 6, siis ärkavad 7, 9 ja niimoodi, et sa paned oma keha läbi kogu aeg nagu nii-öelda nendest erinevatest nagu time zone'idest. Tal peab olema rutiin, ta peab ära harjuma, ta peab sama palju tunde saama ja on ka ju, su keha hakkab
kehasiseseid rütme looma ka nagu tervendamiseks, millal magama minna, hormoonide talitus, kõik asjad sinu unerütmi järgi, nii et see peab kindlalt paigas olema. Mul täna hommikul ei ole isegi kliente, aga ma ikka ärkan kella 6. Ma teen ainult vutimune hommikusöögiks. Kuna ma tegelikult päris hommikusöögi ei söögi kodus, aga ma tahaks ühe kohvikese teha ja mul on siuke reegel, et mitte kunagi ei joo kohvi tühjale kõhule, sellepärast et muidu mul kaob söögiisu niimoodi ära, et ma võin terve päev ilma söömata olla, nagu ma ei taha mitte midagi. Lähen siis sünnipäeva hommikusöögile ja ma panin üleni mustalt alguses, ma mõtlesin no. Ja vaadake, kui ilus mu ema ostis mulle kingituseks siis nädalavahetusel laadalt sellise kimono, ma saan selle ees kinni siduda ja kõige ägedam on selle selg, sest siin on tiivad, nagu väiksed tiivad. Kellele siuke 8 olen. Nii, siis me tegime lehta. Siin on teine laad. The art and the artist. Prosecco ka hommikusöögiks. Very important. Pidu tähistatud ja nüüd ma lähen annan ühele kliendile trenni. Mul üks tühistas, kuna jäi haigeks. Ja ülejäänud päeva teengi tööd. Mul on vaja see väljakutse jaoks kõik asjad lõplikult kokku panna. Ma ootan nüüd, kuni nad selle TalTechi raamatukogu avavad. Jõudsin 10 minutit varem. Järgmine toidukarp. Nii kahju. Tegin täpselt 3 tundi tööd siis seal raamatukogus. Sain päris palju asju tehtud, ülipalju motti tuli, natukene kofeiini ületarbimist, ma tunnen siuke veits ärevus on sees. Siis mul oli 2 töökõne, ühe koostöö kohta ja siis oma kodulehe arendajaga, et ta teeks ühte disaini ümber. Ja siin teen nüüd kiire toidu. Nii, nüüd on jõuksi aeg. Ega ma ei viitsigi midagi rohkem kaasa võtta. Ja jalapäev. Good morning! Teate, eile õhtus niimoodi, et mul sai telefoni mälu täis. Läksin trenni. Panin just vägema. Hommikusöök, hakkliha, muna või ülinämm. On nüüd 4 klienti järjest, aga lihtsalt, ma tahan teiega jagada, mul on nii high energy. Sellepärast, et mul tuleb see väljakutse on ju ja mul iga fitness väljakutse on olnud natuke erineva fookuse või erineva teemaga ja ma kogu aeg nagu olin kindel selles teemas, milles ma tahaks selle väljakutse teha. Aga see kuidagi nagu ei resoneerunud minuga või ma tundsin, et that's not it. Ja siis ma olin kuidagi veits hädas, et ma ei teadnud, kuidas seda reklaamida või mis fookust võtta. Ja eile see tuli minuni. Nagu te teate, siis selle väljakutse on Hotness Overload, kes mind Instas jälgib. Ja ma mõtlesin, et see ei ole nagu hotness kui nagu füüsiline kuum vorm, vaid nagu hotness ka kui nagu enesekindlus, distsipliin, sinu tegutsemisviis, sinu mindset, mis kõik teevad kokku selle nagu hotness overload. Sinna väljakutse sisse tuleb siis hommikurutiini loomine, õhturutiini loomine, kuidas seda teha, kuidas leida jätkusuutlik rutiin enda jaoks, sellepärast, et edukas hommik tagab eduka päeva. Ja kui su õhtu lõpeb positiivsel noodil sinu õhtu õige rutiiniga, siis su päev lõpeb positiivsel noodil ja seda me tahame olla kogu aeg positiivsuses, tänulikkuses, hoida fookust, seada päeva jaoks fookus ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see on brilliant. Nii valisin sellise outfiti siis photoshooti alustuseks. Nii et let's get it. Võtsin igaks juhuks kõik kaasa. Tulime Noblesserisse. See on nii äge koht ikka.
Mul hakkas nüüd siis toitumisnõustaja kursus. Sellepärast, et lihtsalt juurde õppida, paremini kliente aidata ja see kursus on nagu mega põhjalik. Ja samal ajal ma teen selliseid jooksvaid ülesandeid. Mul just ostati 10 korra personaaltreenikaart, siis mul just telliti treeningkava, mida ma teen ja siis mul on vaja teha ka veel postitus homseks, et siis väljakutse tutvustus. Täna on siis siuke chill outfit, dressid. Ma tegelikult tahtsin ennast nagu nii lille lüüa, aga siis täna on pühad, who would have known, taas iseseisvumispäev ja kõik kohvikud ja kõik kohad on suletud, nii et ma saan minna ainult rokka sinna kohvikusse istuma. Pilateseks valmis. Kui shoppan ja vaatan ringi peale Pilatest. Nii, ma tulen oma Hot Girl Walkilt. Mul see koolitus käib praegu, aga vaadake neid valgendavaid rübasid. Kohutav. Tere hommikust, ma just lõpetasin oma hommikurutiiniga. I feel great, nagu nii mõnus ja mul on tekk ümber sellepärast, et ma istun seal rõdul nii kaua, kuni ma enda päevikusse kirjutan hommikul. Nii et päris vähekas on. Et vaatame, kui kaua ma seda veel teha saan. Ma loodan, et ikka võiks mingi 6 aega veel saada. Ma olen päevaks valmis. Ma näen nii hea välja selle kleidiga, et ma tunnen nagu ennast invincible. Nii, Linda on mul trennis täna. Hello! Kogu keha trenni. Tulin taas kord oma lemmikusse kohta tööd tegema. Ja teate, raamatukogu on ma täielik lifehack, et hoida nagu raha kokku, sellepärast, et kui ma lähen linna kohvikusse, ma alati nagu mustan sealt kohvi, mitu tükki on ju, see on juba 10 euri, siis ma mõnikord ostan süüa midagi, siis ma lähen alati poodidesse, alati ostan midagi. Nii et raamatukogu on hea häkk. Nii, lamps on suletud. Netis ütles, et on avatud täna. Paar tundi tegin tööd arvutis, sõin kodus ja nüüd ma lähen kliente tegema. Päris hiline aeg minu jaoks, kell 2, aga ei ole midagi. Nii, praegu käib see Carnivore Challenge, on ju. Ma tavaliselt alati ütlen, et nagu piimatoodetega piiri pidada just selle mõttega, et karnivoolsel toitumisel nagu kui su eesmärk on ikkagi kaalust alla võtta ja su kaal nagu seisab karnivoorsel toitumisel, siis tasub piimatooted ära võtta, kuna need tihtipeale hoiavad kaalu kinni ja nendes on ka palju suhkruid, aga ma ise nagu hoian päris hästi piimatooteid sees, sellepärast et kui ma oleks ainult nagu strict karnivoor ainult liha peal, siis ma kaotaks liiga palju kaalu. Jah, et see piimatoode aitab mul natuke nagu mahlasem olla. Nii busy juht on praegu, kell on 8:30 ja me siis kodulehe arendaja Kätiga, need prillid on nii mustad. Panime siis Indara lehele Apple Pay ja Google Pay siis võimaluse, et oleks nagu võimalikult lihtne tasuda. Me vaatasime disainid üle, meil on vaja uued meie e-mailid kokku panna väljakutse alguseks, Hotness Overload ja see on lihtsalt tegelikult crazy, kui palju tööd sinna taha läheb nagu tavalise kliendina või consumerina sa nagu mõtled, et mingi väljakutse on ju, aga reaalselt ma räägin teile, et kõigepealt ma pean panema kokku koduste trennide uued kavad, ma pean need sisse filmima, ma pean need ise editima, ma pean tegema detailsed failid nende kohta, ma saadan need editorile. Iga video on vähemalt 50 eurot, okei, vähem ka, nagu oleneb pikkusest, aga siis 6 videot on ju lasin seekord teha. Siis on vaja panna uus siis väljakutselehtede sisu, juhendid, müügileht, ühendada nagu maksesüsteemid, kõik uued e-mailid kirjutada uute väljakutsete jaoks. Sa pead tegema uued grupi chatid, sotsiaalmeedia sisu, et müüke teha, reklaamida erinevatel platvormidel, ka mõelda auhinnad välja, kui need on ju väljakutse lisamaterjalid. Ma tegin uued treeningkavad, siis ma avastasin, et seal on nagu 5 harjutust, mida mul isegi ei ole sisse filmitud. Ma pidin hommikul vara ärkama, need sisse filmima ja need on erilised harjutused, nende jaoks tegema veel lisamaterjali, videod ja nagu lihtsalt nagu nii palju asju läheb sinna sisse, aga kunagi ammu
kui ma tegin oma esimese väljakutse ja siis keegi küsis minu käest, et miks see hind nii krõbe on. Ja siis ma ütlen, et kuulakene, nagu see ei ole absoluutselt krõbe, kui sa teaksid, mis töövaate sinna sisse tegelikult läheb. Muidugi, kui sa oled treener, kellel on nagu 100 või mingi 1000 osalejaid iga kord, siis sa saad küsida väiksemat summat, sellepärast, et nii palju inimesed maksavad seda. Aga muidugi, kui sa ei ole veel nagu sellisel levelil, on ju, et siis see hind on vägagi nagu okei, kui ta on nagu alla 100 euro üks 5-nädalane väljakutse, on ju. Aga jaa, lihtsalt jagan teiega ja mõnikord on siuke tunne, et nagu nii palju tööd, et nagu oh my god, ma ei jõua. Aga samas ma sain täna nagu 2 nii toredat kirja oma klientidelt, nagu nii toredad. Sellised kirjad annavad mulle nii palju energiat ja ma tegelikult tean, miks ma seda teen. Hommikurutiin tehtud ja nüüd on aeg minu liha- ja munakausiks. Täna on tulemas järjekordne, tore, mõnus, kaunis, rõõmus, elujõuline, energiline päev. Nii et ma olen väga excited selle pärast. Mul on 2 klienti täna ja selle vahepeal on Pilates. Et ma tõeliselt olen siin muutumas Pilates princessiks. Ja siis ma lihtsalt lähen kuskile kohvikusse ja zone in-in, väljakutse viimased asjad kõik valmis, ma vaatan kõik üle, ma tahaks veel natuke täiendusi teha. Minul on siis väljakutse juhend on mu veebikal, et ei ole mingi PDF, vaid on kõik nagu veebilehel kirjas, ma pean vaatama, kõik asjad toimivad. Et see on tegelikult pikk protsess, aga ma täiega naudin seda ja kõik indarrakad nagu nii ootavad seda väljakutset. Mina ka! Oh my god! Ma lihtsalt tahan jagada nagu, kui hästi rutiinid on minu elu muutnud, et siis seda nagu teistel ka õpetada ja edasi anda. Näete nii vara, kui tuled Kristus Pilatesesse, siis see sissepääs on hoopis kuskil siin nurgas. Ma eelmine kord otsisin seda nagu Kristuse eest vara hommikul. Aga võt, siin hoopis. Done. Oh, I'm so dead. Kuna nagu Pilateses oled ikkagi enamus aja nagu pikali, mul tuleb nii haige uni. Ja ma tunnen, ma olen nii väsinud. Reaalselt ma nägu, kui ma saaks, ma oleks magama praegu. Aga nüüd ma kiman tagasi rokka ja mul on veel üks klient. Jamm! Lõpetasin täna viimase kliendiga, kellel ei ole isegi 12 veel. Ja ma mõtlen, et ma nagu panen kleidi selga ja lähen linna. Ma pole ammu käinud linnas tööd tegemas. Sest reede on. Naudime reedet. Vihma sajab. Teeme tööd. Nii ma tegin mitu tundi tööd juba ja nüüd on aeg šupata. Mul on vaja mingit heledaid jalanõusi, mis ei ole lahtised. Jalutuseks valmis. Very nice. This is what you call a hot girl walk. Teate, fun fact, ma ei kanna mitte kunagi väikseid prille, I'm not even kidding. Ma kannan neid ainult pea peal, et mul nagu juuksed ees ei oleks. Aga ma kunagi kannan, ma ei suuda, kui mul midagi näos on. Et selle asemel ma kannan nokamütsi. Aga ma filmin Insta stories'id, natuke rääkin ChatGPT-ga. Teeme väikse therapy sessioni võib-olla. Ja siis ma lähen koju oma õhtut nautima. Ma räägin teile, mis on nii freaking haige. Ma unlockisin oma nagu creativity pool'i nii-öelda. Ma vastasin selle, kui ma elasin Dubais eelmine aasta, 3 kuud on ju, et šampanja ja prosecco on minu creativity pool. Niimoodi, et kui ma joon seda, mul tuleb nii palju mõtteid, mul tuleb nii palju motivatsiooni. Isegi nagu ma ei ole purjus, ma ei tunne, ma olen purjus. Lihtsalt nagu, mul hakkab nagu creative juices flowing. Niimoodi, et kui ma Dubais olin, ma istusin selle all Michelin Star restoranis mingite dressidega, oma arvutiga ja jõin samal ajal proseccot või šampanjat ja ma tegin tööd ja see oli amazing. Ja mul praegu nii palju mõtteid, nii palju asju ja ma lihtsalt editin järjest neid riile ja let's do this. Tere hommikust! Filmisin content'i veits, riided kuivavad. Ma ärkisin 5 ajal, sest mul nagu uni läks ära. Ma läksin kell 11 magama ja tegin kohe tööd ja värki. Ja nüüd hakkab ühine treening. Olen juba valma. Ma imestelen, ma ei ole nagu väsinud.
aga ma tean, et ma ei saa magada, sellepärast ma jõin prosecco't, of course, ja seal on palju suhkrut, nii et see suhkur ei luba mul magada. I am ready. Teate, treeneri töö on best, sellepärast, et kui sul on nagu bad hair day või sul on väga mustad juuksed, sa saad lihtsalt panna nokamütsi pähe. Ja nagu ma kunagi tegin veel niimoodi, et ma tegin seda rosmariini veen maski kogu aeg, on ju, üle nagu paari päeva, siis ma alati panin selle pähe ja siis ma läksin trenni andma. Nice. Kodus ma sätsin ennast valmis Mikusuti peole. Aga see on nagu family party. Nii et ma lähen venna juurde. Dubaist on üks sõber külas. Ma võin sulle anda paar video tegemisest. Tšau! Tšau! See on mu venna kaunis aed. Siin poisid kütavad seda sooja vanni, siit tuleb cold plunge. Saame chillivad. Kõik on valged juusikad. Valges. Tere hommikust! Kell on, saab kohe 7. Ma jõudsin eile koju mingi 8 ajal. Chillisin ja siis mul oli 2-tunnine videokene. Ja mul ei ole muna, mul ei ole nagu midagi. Nii ma pean sööma. Ja ma pean selle jaoks nüüd poodi minema. Ainuke pood, mis nii vara lahti on Maxima, nii et Maxima tüüs. Me istume siin Levieris ja kell on alles 12, aga Kertul on ülesannet tehtud juba, ma olen poole peale. Ja ma ei teagi, on vaja siin retseptid ära tellida ja mul on YouTube'i vlog vaja kokku panna. Palju asju. Siin ilusti Ironmanikad. Kaunis lõunasöök, ma kutsun seda carnivore pudruks, hakkliha, muna ja või. Ja kuulen päris head podcasti Number One Habit and Procrastination Expert. Tulin siis beebit hoidma. Mõnus, et väike tuli välja. Soovid veel mämm? Mämm? Oi, tule! Mämm? Ei taha. Ma olen siis sinna lapsehoidja praegu. Ta on nii nunnu. Aga teate, ma lõpetangi oma vlogikese siin. Esmaspäevast siis on ju, 25. hakkab väljakutse müük. Nii et kui sa tahad osaleda sellel Epic Hotness Overload väljakutsel, mis tuleb kõige lahedam siiani, siis kindlasti liitu. Peos on sooduskood, kehtib siis kolmapäevani, ehk siis 27. õhtuni. Ja kindlasti tule osale ja aitäh, et sa siia lõppu jõudsid ja tšau!